Mida see Mari seal irvitab? Hei! Ja Eesti sünnipäeva meile kõigile. Ja kui küll väljas on, aga meie BMW-l siis jälle siin 2 nädalat vist seisnud on aku tühjaks saanud, et mingi asi vist tarbib akut, ma ei tea, aga vaatame, kas läheb tööle. Kohe tööl nagu naksti, mingit küssi. Täiesti kohutav tuul. Täitsa lõpp, kui külm. Ma külmatan ennast jälle niimoodi ära. Nii kui aku, ma arvan, võib-olla vana ka, et kui oleks uuem aku, et siis 2 nädalaga tühjaks ei läheks. Aga muidu käima, kui akut saab, siis käima hüppab küll üli hästi ikka, selles mõttes on hea. Ja võib-olla läheb Tallinnasse ismi ikka värvima, et ma pean ID-kaartil järgi käima. Aga sellest siis, kui järgi läheb. Mida see Mari seal teeb? Aga nüüd lähme siis käima korra Kaubiku järgi moostas, et lähme toome ta Tartusse tagasi, et Toome läheb ta siis Soome renti, et kolimise. No nii, siin Kaubikus viime siis seda Kaubikut tagasi Tartusse. Mari kimab selle ees. Bemmil mingi asi teeb väär põhja. Ma ise kahtlustan, et see on see kuuma plekk on lahti tulnud ja see käib vastu kardaani, aga ei ole midagi, et viime praegu Kaubiku ära kontori juurde ja homme õhtul siis annab inimesele üle ja saab ta sellega Soomemaal ära käia. Nii, täna on siis reede ja kell on 10:45. Sõidan siis Tallinna poole ja lähen siis ID-kaardi järgi, et üritan ID-kaardi kätte saada, et mul on siin ID-kaarti vaja. Ma pühapäeval räägin täpsemalt, miks, aga meeleolud nagu teilgi seal, ma kujutan ette, on päris kehvad. Kõik see Ukrainas toimuv tuli eile õhtul ikka suht suure üllatusena, et ei olnud nagu meediat ja telekat ega midagi tarbinud ja alles õhtu 9:30 siis Mari-Liis ütles, et kuule, Venemaa tungis Ukrainasse sisse ja siis vaatasime asja lähemalt ja ongi nii, et päris karm värk, päris kehvasti ja ma arvan, et kõik tunnevad niimoodi, kes vähegi on sellega kursis ja kes ei ole kursis ja saavad, need on ikkagi hull värk, aga ma ei hakka parem siin pikalt sellel teemal peatuma. Igal juhul loodame, et kõik läheb hästi ja Venemaa lõpetab selle pulli ära ja väga palju inimesi kannatada ei saa. Aga lähme toome selle ID-kaarti ära ja siis pühapäeval räägin täpsemalt, ega siin Raimar transpordi peal ka ei ole väga kerged uudised tulemas, et raske, aga vaatame, mis siin saab. Elagu Ukraina. Lõpuks siis kõige hullem ei olnudki, et 1,5 tundi ootamist ja sain enda ID-kaarti kätte ja sellega oli ka üks kasjak. Igal juhul see süsteem, mis on loodud, see ei tööta, see iseteeninduses pole mitte midagi kasu, kui sa pead tulema ainult Tallinnasse kohale ja
sa pead tulema siia elavasse järjekorda ja no, ütleme niimoodi, et võiks palju lihtsam olla. Ma saan aru, et see on dokument, aga samas ma ei tea, nii hull dokument see ka vast ei ole, et võiks kuidagi lihtsamini saada seda kätte, kui ise teeninduses saad selle lõpuks kätte, aga seal on allkirja tegemisega probleeme. Ma üritasin allkirja pildistada, siis iPhone muutis kogu aeg selle paberi sellise hallikaks. Tegin ka suure peegelkaameraga pilti, ikkagi oli selline hallikas see valge paber ja pilti ei saanud korralikult teha, sest valgustust ei olnud õige, siis ma läksin selle fotograafi juurde, see võttis ühe klõpsu eest, võttis 15 € nagu naksti, mis on ka nagu too much ühe väikse klõpsu eest, mina leian. Aga noh, ütleme nii, et lõpuks sai see jama läbi ja ma ei tea, järgmine kord, kui ID-kaart hakkab läbi saama, siis kõvasti ennem tellinud ära, sellepärast, et mul läks seda vaja. Pühapäeval saate teada, miks mul läks seda vaja, aga pole midagi. Kimame siis Tartusse tagasi. Nii, täna laupäev ja kell on 4:30. Teeme siis veel neid viimaseid taksosõite siin. Täna on päris ilus ilm siin Tartus, täitsa mõnus. Ukraina värk siiamaani crazy, ajuvaba. Hea meelega oleks läinud ka Tallinnasse, aga natuke jääb kaugele ja ma ei tea, kas Tartus täna midagi toimus, aga hull värk, aga elu läheb edasi ja sõidame siis seda taksot veits. Kell on 5:30 õhtul, pühapäev ja praegu siis sõidan vana kaubikuga. Lähen Elvasse siis pliidi järgi ja üritan siis pliidi üksi ära tuua, et ma just võtsin Sakust peale selle 3-rattalise käru, mis meil on, et vast saan hakkama, et tõmban koorma rihmaga kinni ja peaks olema hea. Ja siis on veel diivan vaja ka ära otsida, et tegevust on. Ja nagu nägite, siis puhastasin Škoda ära ja Škoda ei ole enam minu valduses. Et on Škoda läheb siis ära nii-öelda, et nii-öelda siis põhimõtteliselt siis homsest alates, noh tegelikult oli juba reedest. Margus ei ole enam siis Raimar transpordiga seotud, et otsustas ära minna. Inimesed ikka lähevad, kuigi tema oli rohkem seotud kui tavaline tööline, selles mõttes ikkagi ta oli pool ettevõtet oli tema oma, aga mis sa teed, kui inimesel saab jaks otsa ja enam ei viitsi ja eks siin oli isiklikud suhted ka, aga ütleks ära, et ei olnud ettevõtlus selles süüd. Pigem isiklik laad ja võib-olla siis sai tal lihtsalt kannatus otsa, et siin selle väikse palga eest rabeleda, et mõnes mõttes saan aru ka, et eks see transport ei olnud kunagi päris tema asi ka, et transport on pigem minu asi ja ettevõte oli ikkagi minu loodud ja et ta lihtsalt nagu vaatas, et mul läks võib-olla alguses, no tegelikult läks praegu ka hästi, et igasjuhus, ma ei tea, igastahes Margust enam ei ole, sellealased kommentaarid palun jätta enda teada, nendele ma ei vasta, et ei soovi rohkem seda teemat väga puudutada ka, et nüüd ma siis paugutan üksi edasi ja loodetavasti need kohustused, mis ma võtnud olen, et need siis ma suudan nüüd üksi siis nii-öelda täita ja muidugi meie tööline ka, teda ei tasu ära unustada, et tema teeb ikka enda tööd edasi, mina üritan siis teha, nüüd pean suurega sõitma, kuna töölist ei ole leidnud, et kui keegi veel tahab, siis ikkagi tulge.
palga osas räägime läbi, aga 1500 euri kätte ei ole mõtet ka küsida, et noh, ma ei tea, Tallinnaski ei saa sellist raha minu arust tagaluugi peal, et töö ei ole selline, et 1500 euri saada tagaluugi peal kindlasti mitte. Et jah, nii on. Kurvad uudised, aga elu läheb edasi, mina panen edasi ja mina lähen Raimar transpordiga lõpuni välja, siis kui reaalselt kõik jookseb persse või mis iganes. Senikaua, kui ma saan iseenda boss olla ja arved makstud, ma panen edasi. Transport mulle meeldib, ise mässata meeldib. Et jah, okei, aga ma arvan, et täna lõpetab ka, et ma üritan veel video kokku klopsida, aga lähme peame ennem need asjad. Raimar Transport teostab puksiirivedu, kaubavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri ka rentida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. Mind kobat küll, jäin kinni. Sõitsin auku siia. Hullult jääväli ka. Perse. Ja näed, abivägi tuleb. Pesed ta nüüd kinni ja auk. Tule puksiiri rooli ja ma sõitsin auku, ma olen kinni. Tegelikult? Jah. Ma proovin sind lükata järsku, kui minust piisab. Proovime algul siis tagurdada. See auk ongi, üks ratas ringi ja edasi tagasi. Et kui ma lükkan, peaks saama. Tavai, hüppa rooli. Künd peab istet panema paika. Valma või? See oli see auk, kuhu mina sisse sõitsin ja Mari sõitis. Vahet ei ole igastahes siin. Üks auk on, Mari sõitis sinna sisse. Igal juhul jah, kuradi vastik. Pole üldse palju vaja, kuradi üks ratas sisse ja oledki kinni ja ei pääse kuhugi. Huumor kuubis on ja. Drive läheb, pane kruusa või liiva või midagi, ei saa nii libeda ka olla siin. Ma ei tea, mitmes kord ma juba luban, et ma hakkan videot editama, aga nagu ma ju lubasin, et siis ma alati lõpetan video nii-öelda ametlikult ära. Ehk siis suured tänud kõigile, et olete vaadanud ja kommenteerinud ja aitab ka tegelikult see, kui te jagate mu videosid Facebookis või siis räägite sõpradele või tuttavatele, kuule, näed, see on tõllakas, on ka seal YouTube'is, et mine pane subscribe. Ja alati ikkagi subscribe, like aitab samamoodi ja ega siis midagi. Olge muhedad ja näeme järgmisel nädalal.